Nii kui hakatakse rajama ühiskonnas mingisuguseid struktuure ja programme ja projekte millegi saavutamiseks, kus inimene muutub vahendiks, nii on ainult aja küsimus, muutub vaenulikuks jõuks inimesele. See, kui vana keegi täpselt tänasel päeval on, see ei oma mitte mingisugust tähtsust. Sa austad seda inimest tema sellise mõtteerksuse ja sellise tuuma pärast. Kogu maailma majandussüsteem, pangandus ja kogu poliitiline värk kukub kokku ja ma arvan, et kõik need valed ja vandenõud tulevad avalikkuse ette 10 aasta jooksul, aga ma pakun, et veel isegi sellel 10. Selleks, et me saaksime üldse hakata eetikast rääkima, peab iga inimene võtma luubi alla oma enda elu. Kas on õige oma energiat anda süsteemile, mis on kuritegelik? Sest me teame, et pangandussüsteem on kuritegelik. Aga globaalselt võttes on mul küll niisugune taju ja arusaam, et siin ei päästa enam midagi, see asi veereb apokalüptilisse katastroofi viimse võitluse eest, kes siis maailma oma kätte saab. Me ei osanud seda näha, et vabadust hakkavad kõige jõulisemalt ja agressiivsemalt ära kasutama hoopiski mitte positiivsed, vaid negatiivsed jõud. Tahaksin rääkida haritlaskonna vastutusest. Ka niisugune võrgustik, mis toimib suhtlemisel ja nii palju kui võimalik meedia kasutamisel, millest siin Saale rääkis, niisugust asja me peaksime küll kõigist jõust toetama. Tänasel päikselisel päeval oleme siin Hirve pargis. Oleme Maatriksi saadetes väga palju käsitlenud ka erinevaid vaimseid praktikaid, mille najal inimesed saavad seesmiselt areneda ja küpseda. Kuid nüüd on tulnud aeg selle küpsuse, selle vaimsuse ühendamiseks kodanikutundega. Me räägime täna ühiskonna eetilistest liidritest ja seda mitmetes eri põlvkondades. Me räägime täna missioonist, me räägime pühendumisest. Harvey Cox on öelnud, et maailma suudab päästa ainult müstiku ja revolutsionääri sula. Ja selles saates me kohtumegi mitmete minu jaoks väga eetiliste inimestega, kes on vaimselt väga sügavad ja samal ajal ka kodanikena olnud väga tõhusad ja mõjukad oma tegevuses kogu rahva ja ühiskonna hüvanguks. Tere! Täna me räägime eetikast kui poliitika ülesest nähtusest, mis on tähtsam, fundamentaalsem. Ja minu esimene küsimus olekski Üloole. Millal sina hakkasid tundma sellist isiklikku vastutust kogu oma rahva või ühiskonna käekäigu eest? Et kas sa mäletad seda aega? Ülikoolis, kui meil oli mitmesuguseid selliseid ettevõtmisi, kus me olime sunnitud hakkama mõtlema. Ülikool edasi ja Vanemuine koos kolmekesi moodustasidki niisuguse keskkonna, kus said kuidagi tuuletiibadesse väga paljud praegu veel ju ühiskonna ja kultuurielus mingit osa etendavad inimesed. Tuuli, sina olid üks rahvakoja aktivist. See kogemus oli minu jaoks oli see väga väärtuslik kogemus, sest ma nägin, missugused inimesed sinna kokku tulid, kuidas koondati mõte, kuidas see sama laua ümber 8 inimest, kuidas neid mõtteid pärast analüüsiti ja selitati, kuidas selline ühismõtte liikumine käis. Ma nägin, kui palju on meie hulgas ikkagi väga vastutustundlikult ja väga analüütiliselt mõtlevaid inimesi. Ma loodan, et need inimesed, kes olid meie laua ümber, et need inimesed veel kohtuvad ja näitavad oma panust kuidagi teisel viisil. Hando, kuidas sina tunnetad nüüd 2 põlvkonna kaasast? Ütleme 30-40 aastased ja siis 70-80 aastased. Milline kontakt sul nende põlvkondadega üldse on, ütleme, sotsiaalse missiooni vallas? Ja, ma tunnen, ma olen täitsa eraldi selles teemas. Ma täielikult austan, mida kõik teevad. Aga ma nagu tunnen, et see, mis nagu meie teeme, et ta on nagu radikaalsem ja mulle tundub, et see täna on see normaalne. Põlvkonnad, siin on nagu tunda seda erinevust täielikult.
Kuidas sul tekkis see impulss teha siis valmis kas või seesama ulmefilm? Sellega sai nii, et see info sellest, mis toimus 11. septembril, mis seal nagu tegelikult toimus, see jõudis minuni 2006. aastal ja alates sellest ajast ma olen seda kõike uurinud praktiliselt iga päev. See ongi mu elu. Ja enne kui see film sai valmis, siis ma teadsin, et see film teeb väga suured muutused mitte ainult Eestis, vaid terves maailmas. Ja samamoodi ka on Telegramiga, et ennem kui me seda üldse ei olnud veel avanudki, me teadsime, et sellest tuleb number 1 sait Eestis. Ja kõik ebaõnnestumised ja kõik õnnestumised on vajalikud olnud. Oli vajalik see 11. september ka. See oli väga hea, et nii juhtus. No see moment sattus meie rahva ajaloo pöördelisele perioodile. See oli jah, kus 88-89 tänavatel ja igal pool mujal avalikes kohtades hakkasid mind kõnetama mulle täiesti tundmatud inimesed ja nende pöördumine minu pool oli umbes selline, et ütle, Heinz, kas me saame vabaks? Ja millal me vabaks saame. Ja nii ma siis panin mängu kogu oma energia ja tahte ja jätsin kõik muud ebaolulisemad asjad kõrvale ja pühendusingi sellele kõige tähtsamale ja kesksemale. Oli see siis Loovliitu Kultuurinõukogu või Muinsuskaitseselts või Rahvarinne ja hiljem muidugi viis mind elu Toompeale Ülemnõukogusse. Kõik asi ju toimis suurepäraselt, sest rahva valmidus oli ju erakordne neil aastail. Einar Laigna, millal teil algas selline missioonitegevus nagu laiemalt? See algas väga ammu, algas lapsepõlvest. Isa luges õhtumaade allakäiku ja pidevalt ja arutles selle üle. See oli eelkooli eal juba suurepärane mõtistlus Euroopa kultuuri saatusest ja sellest, mis tulemas on. Nii et see väga teravalt puudutas mind. Ja siis ma lugesin läbi Kudenov-Kalergi raamatu Pan-Euroopa. Ja ma olin 6-aastane ja see avaldas mulle masendavat mõju, eriti üks lehekülg, kus oli öeldud niimoodi. Euroopas on planeeritud 3 maailmasõda ja pärast 3. maailmasõda segatakse Euroopa rahvad neegritega ja nii tekib uus rass Euroopas, täiesti uus. Euroopa rahvaid ei ole enam. Nendel aegadel, kui on väline vabadus piiratud avaldusvõimaluse mõttes, siis on tähtis, et säilitatakse teadvus, säilitatakse teadmised ja kui tuleb aeg, kus on võimalus ka neid siis avalikus ruumis avalikult kuulutada ja siis on see olemas kõik. Filosoofina ja teoloogina ma olin pinevil, et kui see aeg mööda saab, mis siis on? Kui väline vabadus muutub suureks, siis saab ka ilmsiks sisemise vabaduse mõõt ja määr ja sisu ja kvaliteet. Ja ma arvan, et see on nüüd toimunud. Ja seetõttu välisest vabadusest on siis vähe kasu, kui see antakse inimestele, kes ei oska selle vabadusega eriti midagi tarka peale hakata, kes ei ole küpsed olnud väliseks vabaduseks. Ja inimene, kes orjab oma mugavust, himusid, kirgi, emotsioone, ta ei ole ju vaba. Aga ta arvab, et ta on vaba, kui ta teeb, mida ta tahab. Aga peab tegema seda, mis hoiab ja säilitab elu. Mati Hint, kuidas teil see algas? No ma arvan, et vastupanemise vaim tuli ikkagi juba päris algkoolist. Mina kasvasin pärast sõda niinimetatud rahvavaenlase perekonnas, isa vangilaagris, ema 2 lapsega kodunt välja aetud võõras toanurgas.
minust kui matemaatikakurust loodeti matemaatikud, kuid mina päris loomulikult läksin õppima eesti keelt ja kirjandust Tartu Ülikooli. Ja see oli tollel ajal ikkagi 50ndate lõpp. Pidid olema missiooni inimesed, kes läksid õppima eesti keelt ja kirjandust ja see oli tõesti niisugune nagu aristokraatlikumaks peetud eriala. Kui praeguse olukorraga seda võrdlen, siis tuleb hale tunne, südame alt lööb õõnsaks. Sellest pole vabaduse oludes suurt midagi järele jäänud. Et selleks, et mul lastaks ülikool lõpetada, ma jäin seal Kuuba kriisi ajal. Siis oli ülikoolis, Tartu Ülikoolis oli mõningaid väljaastumisi ja mina pidin vestlema rektor Fjodor Klementiga, kes võttis minult ausõna, et ma kunagi ei lähe Nõukogude noori kooli rikkuma. Et siis ma saan lõpudiplomi ja ma sain selle cum laude diplomi ja pidasin Fjodor Klementile antud sõna selles mõttes, et ma ei ole olnud kooliõpetaja, vaid olen olnud ülikooli kõrgkooli õppejõud. Vaadates neid Rahvarinde aegseid ja Alo Mattiiseni laulude aegseid kaadreid, mulle selline tunne, et tookord me olime rahvas. Tookord see väike rahvas oli suur rahvas. Aga praegu on manipulatsioon ja see riiu külvamine on selle rahva justkui ära vahetanud. See on üks neist asjadest, mis teeb südamealuse, teeb õõnsaks. Kui keeleseadust hakati ette valmistama, mind kutsuti sinna ekspertiks ja ma hakkasin neid inimesi siis 88. aasta suvel lähemalt nägema ja kuulma, millest inimesed omavahel räägivad, hoolimata oma piletitest või ametikohtadest. Vaat siis tasapisi see umbusk kadus ja õieti öelda mind valiti, ma arvan, Rahvarinde eesseisusse selle Rahvarinde asutamiskongressil. Sealt saalist pandi mind ette. Minu põlvkond ei ole vastamisi mitte ainult sellega, kuidas võiks jääda ellu Eesti rahvas ja Eesti kultuur, vaid kas ja kuidas üldse inimkond säilib planeedil Maa. Ja lühidalt oma elulugu üle kapates laulva revolutsiooni ajal astusin ülikooli, sündisid mu lapsed, olin poja ja veel sündimata tütrega Balti ketis. Kui ma jäin üksi oma lapsi kasvatama, siis muusikateadlasena oli mul selge 90ndate lõpus, et mul ei ole võimalik vääriliselt üksinda üles kasvatada 2 last Eesti Vabariigis, sest lihtsalt humanitaare ei väärtustatud sellisel, rääkimata üksikema positsioonist. Ja kuna mul oli teadlasena võimalik saada stipendiumi Berliini ja hiljem Viini, siis ma läksin oma lastega Kesk-Euroopasse. Kasvatasin nad seal üles, andsin neile hea hariduse ja 10 aastat tagasi teadvustusid need probleemid mulle väga teravalt, et tegelikult on tagumine aeg asuda transformeerima seda ühiskonda, asuma tööle inimeste teadvusega. Selles mõttes, et me oleme teel kollektiivsele suitsiidile. Ja olin esimese Occupy Austria tuumikus, tutvusin erinevate tulevikuühiskonna kontseptsioonidega, alternatiivsete rahanduskontseptsioonidega, alternatiivsete energiatootmise kontseptsioonidega, alternatiivmeditsiiniga niikuinii. Siis lisaks niisugune valdkond nagu kodanikupalk, ühesõnaga tuleviku ühiskonna ülesehitamise kontseptsioonidega, millega on töötatud üle maailma väga pikalt ja väga paljude inimeste poolt. Ja tagasi jõudes kõige suurem üllatus tabas mind nagu selles võtmes, et inimesed ei taha näha tõde. Inimesed peidavad pea liiva alla ja elavad oma pisikeses illusioonis, et see on nagu minu jaoks nagu kõige suurem jahmatus, et inimesed, kuhu me läheme, mis te arvate, et see kõik jääb püsima? Nii palju asju on, millest ei räägita, aga millest on võimalik ennast informeerida. Hapniku tase on praeguseks langenud alla kriitilise piiri
meil ei ole enam palju aega. Neid valdkondi on niivõrd palju, kus inimesi programmeeritakse orjadeks, kus neid programmeeritakse selleks, et nad jumala pärast ei astuks välja manipuleeritava seisundist ja ei hakkaks mõtlema, ei hakkaks vaatama ja ei hakkaks, ei ühineks omavahel, et koos luua inimväärsemat ühiskonda. Ma usun siiski inimesesse, ma usun sellesse, et inimene on võimeline ärkama. Ja mida rohkem on neid inimesi, kes julgevad välja öelda tõde, kes julgevad rääkida ka nendest alternatiivsetest kontseptsioonidest, mis on olemas, seda rohkem on tegelikult lootus, et mitte 5 minutit enne 12, vaid 5 sekundit enne 12 õnnestub meil siiski sooritada mingisugune muutus ja meil õnnestub inimkonnana ellu jääda maa peal. Mis on tänased probleemid, millega sa tegeled või tegele? Püüan kaasa mõelda, püüan sõna sekka öelda. Teised arvavad, et las ta krõbiseb seal. Ega sellest ju midagi ei ole, ega keegi nagunii välja ei tee. No ja mis siis? Aga õnneks on ikka ka erinevas põlvkonnas, ka nooremate hulgas ja keskmisi igal pool on neid, kes loevad. Mõte läheb igal juhul edasi ja see vähene, mida minul õnnestub teha praegu veel, ma arvan, on ka üks killuke selles rattas ja mida rohkem on inimesi, kellel ei ole sugugi ükskõik, mis Eestis saab edasi, seda parem minu meelest. Ülo on mulle olnud viimased 10 aastat heaks sõbraks ja tõesti kriitiliseks ja selliseks järeleandmatuks õpetajaks. Ma leian, et selline roll ühiskonnas on väga-väga vajalik ja sellist rolli võtavad vähesed kanda. Milline kontakt on sul näiteks nüüd Hando poolt algatatud projektidega? Kas ka sellega on juba mingit kontakti? Ma mõtlen ulmefilmi, telegrammi. Telegrammi ma loen muidugi, aga ulmefilmidest ma ei ole osalenud. Ja. Hando, kui vana sa oled praegu? 32. 32, jah. Võt, kuidas sul on suhted, kas on, ütleme ka 20. eluaastates, kas sealt on ka midagi peale tulemas, kellega sul on kontaktid, Ülo? Või see on juba liiga selline noor põlvkond? Ei, mul käivad külas üliõpilased, magistrandid, on ka doktorante nende hulgas ja tähtis on, et nad tahaksid selgust saada ja arvavad, et metodoloogia on üsna suur väärtus. Et see on nagu uued vormid, aga kuidas sa hindad oma Riigikogu aegset aega? Esimene nüüd uue iseseisvusaja Riigikogu oli sisukas, huvitav, kasulik, vajalik ja nii edasi. Ja see, kes kuhu erakonda kuulus, ei olnud tollal üldse oluline. Oluline oli probleem, mille põhjused me püüdsime selgeks saada. Ma ei ole tahtnud ja ei taha edaspidi ka kindlasti osaleda tegevustes, mille pärast mul peaks hiljem häbi olema. Ma ei taha seda. Ja siis ma tulin ära. Ma olen 2 korda ära tulnud Riigikogust ja mõne arvates oli see ka väga inetu tegu, aga veel inetum oleks osaleda mingi rumaluse täiustamises. Kas sa leiad, et sinu tegevuse ja üldse kogu sellise sotsiaalse missiooni kiirus on piisav selleks, et lipsata ikkagi läbi sellest kitsast pilust, kust võib tekkida mingisugune kokkukukkumine või? Sellega nii, et see kõik kukub kokku nii või teisiti, see on ainult aja küsimus. Et siin ongi küsimus nüüd selles, kui kiiresti inimesed suvatsevad, nimetame siis seda üles ärgata, eks ju, või teistpidi, kui kaua nad viitsivad kannatada. Kui sa kujutad ette, et maja põleb, aga nüüd selle asemel, et nüüd kas ära kustutada või lasta täiesti maha põleda, tüübid ehitavad korruseid juurde põlevale majale. Et seda ei ole võimalik nagu päästa, see kukub nii või teisiti kokku. Kogu maailma majandussüsteem, pangandus ja kogu poliitiline värk kukub kokku ja ma arvan, et kõik need valed ja vandenõud tulevad avalikkuse ette 10 aasta jooksul, aga ma pakun, et veel isegi sellel 10. Küsimus on nagu selles, et kui tugeva kaardi suudab nii-öelda see kuri pool nüüd välja võtta, kui see nüüd ikka korralikult hakkab kukkuma. Ja ma olen täiesti veendunud, ma tean seda, et siin ei käi mäng ainult inimestega, siin on kosmilised jõud on siin mängus, teised rassid, mis ei ole inimesed, et siin me tegeleme väga kõrgelt arenenud intelligentsiga
ja nendel on nii palju trumpe asju, mille peale me ei oska tulla lihtsalt. Mida sa nüüd omas vallas tunned, mida sa veel juurde teeksid või teed? Lisaks sellele, mida sa niikuinii teed? No Telegramiga me tahaksime teha FM-raadio. Tahaks teha nagu telesaate, mis oleks pigemas perspektiivis, oleks nagu kord päevas, oleks siuke 15-minutiline uudistesaade. Kas sina nüüd peale rahvakogu plaanid sul on jätkata oma missiooni? Vot see on üks niisugune liikumine, mille juures ma peaksin ütlema, nagu Ülo ütles, et asja, millesse sa ei usu enam, et seda ei saa, selle täiustamisel ei saa osaleda või seda ei ole võimalik nagu oma energiat panustada sinna. Sinule see 11.9 on siis nagu selline alustekst, mis on võtmeküsimus, millest... Et siin inimesed võivad vaielda, kas geoinsenerlus toimub või mitte, et kas need on see keemia, mis seal lastakse või need loomulikud lennukisabad. Inimesed vaidlevad, kas vaktsineerimine hea või halb. Kõik need teemad vaieldakse, aga selle üle ei vaidle mitte keegi. Vähemalt mina olen näinud kedagi, kes vaidleks. Mis sina, Ülo, arvad 9.11? Sinu seisukoht? Siin on, Hando on ka poliitikutelt küsinud seda. Mina olen seisukohal, et see, mida räägitakse, usaldusväärne ei ole. Aga kuidas see kõik, missugune see struktuur oli ja kes, keda, kuidas käis, ma kahjuks ei tea. Mitmete riikide pioneeriteenistuste spetsialistid ütlevad, et see on klassikaline kõrghoone kokkulaskmine ehk õhkulaskmine. Seda ütlevad sõjaasja spetsialistid, kes sellega tegelevad. Neid olukordi, mida on serveeritud valesti, neid on väga palju, neid on veel rohkem. Ühiskond on täna täis mingeid pseudoteemasid, mis tõstatatakse ainult hägustamiseks ja hämastamiseks. Ühesõnaga, see niidistik ja kogu see tegelik süsteem on niivõrd keeruline ja on niivõrd teistsugune, kui siin massimeedias püütakse inimestele vähe tampida, aga 9/11 tuleb tingimata avalikustada, see tuleb viia, nii nagu praegu HAARP ja Chemtrails jõudis Euroopa Parlamenti, see teema tuleks ka viia kuskile kõrgele tasemele ja see tükkideks lahti võtta ja ära lõpetada see inimeste lollitamine. Ma ei võtta seisukohta, ma ei tunne seda asja, aga minu küsimus on, miks uppus Estonia. Ja see küsimus muutub kõike selle taustal, mis me siin täna oleme rääkinud, muutub järjest valusamaks ja järjest ka teravamaks. Meil ei ole sellele usutavat vastust. Sama nagu pole päris selge ka see, või pole selge see, mis juhtus 11.9. Kas see Saale jutt nüüd sellest, et oli šokeeritud inimeste teatud sellisest passiivsusest ja tõe mittenägemisest. Kas see ka teis kuidagi vastu kõlas? Kui sa küsiksid, et mis probleemid meil on, siis ma ütleksin, et probleemiks on peaaegu kõik. Probleemiks on see, et maailmas on rahvastiku plahvatus ja Eesti saavutab järjest rekordeid väljasuremiskiiruses. On probleemiks moraali relativiseerimine. Ja probleemiks on ka see intellektuaalne võimekus või nagu võõrsõnaga öeldakse kapatsiteet. Ja lootus on niisugused inimesed nagu Saale järgmine põlvkond, meist siin järgmine põlvkond, kes võib-olla suudab silmi avada, aga no, ma loodan, et meie siin ei ole ka kõige manipuleeritavamad. Kindlasti naine ja ema tajub ohtu elule teravamalt vast kui meie mehed. Ja kui olid 80. aastad ja Brežnevi ajal sõbrad nurisesid ja olid hirmus pahased ja kiruti seda lonkat ja kõike muud, mis nõukogude ajal ebameeldivat oli, olles juba siis teadlik kõigest sellest, mis on tulemas ja kuidas tuleb, ma ütlesin neile sõnad. Kallid sõbrad, tuleb päev, kus me tuletame meelde vanu häid Brežnevi aegu. Ja viimased aastad üha enam tuletavad mulle neid ütelusi meelde
ja praegu on küsimus nimelt inimkonna alles jäämises, ellu jäämises. Ja ajalugu on karm, ajalugu on julm. Alles jäävad need, kellel on tugev kosmiline taju, tugev perekond, sigivus, perekondlik kokkuhoid ja väga lihtne on see reegel. Kunagi, kui me vabadust igatsesime ja selle nimel võitlesime, siis me arvasime, et vabadus on iseenesest juba mingisugune niisugune võlujõud, mis kõik probleemid lahendab, kõik asjad asetab omale õigetele jalgadele, loob ühe sõnaga meile mingi ideaalmaailma taolise olemise, kuid me ei osanud seda näha, et vabadust hakkavad kõige jõulisemalt ja agressiivsemalt ära kasutama hoopiski mitte positiivsed, vaid negatiivsed jõud. Mitte siin ainult lühiajalises perspektiivis, vaid ka juba need aastatuhandete jooksul inimkonna poolt kindlaks loodetud ja igati aktsepteeritud väärtused, neid kõiki hakati julmalt purustama, sest nad takistasid nendel oma jultunud vabadust ära kasutada ja inimlikkus, mis peavadki käima ju koos, ei ole tänases Eestis oma suud saanud ikka täielikult lahti teha või kui ta ongi püüdnud seda teha, siis seda ei taheta kuulda võtta. Mul on lapsest peale on olnud kindel teadmine. On asju, mida ma kindlasti mitte kunagi ei tee. On niisuguseid asju. Ka siis, kui teised ümberringi teevad, mina ei tee seda. Ja ma olen saanud elust läbi niimoodi, et nendest kõige tähtsamatest asjadest, millest ma olen otsustanud, et mitte miski hinna eest ma ei tee, et ma pole neid teinud. Sogases vees on kerge kala püüda ja kaos on kasuks neile, kes teevad tumedaid tegusid, aga kas on mingit lootust taastada mingisugune eetiline kese kaasaja Eestis ja kui, siis kuidas? Me oleme mässitud tänapäeva ühiskonnas nagu niisuguse valede võrku, et selleks, et me saaksime üldse hakata eetikast rääkima, peab iga inimene võtma luubi alla oma enda elu ja vaatama selle üle, kuhu ta annab ära oma energia. Kas on õige oma energiat anda süsteemile, mis on kuritegelik, sest me teame, et pangandussüsteem on kuritegelik. Ja niisugused põhiküsimused tuleb kõigepealt igaühel endale esitada ja kui selgub, et see töö, mida ma teen, ei teeni ei teisi inimesi, ei loodust ega ka mind ennast, siis tuleks sellest tööst lahkuda. Ja väga palju on Eestis ka inimesi, kes on nii-öelda ärganud, kes on hakanud läbi nägema kõike seda, mismoodi ühiskond toimib, mismoodi ühiskond inimestega manipuleerib, on hakanud otsima lahendusi ja need inimesed peavad jõulisemalt hakkama koos töötama, hakkama looma võrgustikke ja hakkama looma ka ühiskonna struktuuri paralleelseid võrgustikke. Ja need, kes on teadlikud, nende ülesanne on anda impulssi nii palju kui võimalik. Tarbimisühiskond, see on lühike aeg, millega viiakse terve maailm täieliku katastroofi. Ja veel niisugune ajaloo kordumise nähtus, kordumine on olemuslik. 1940 baasid, küüditamine. Nüüd küüditamine toimub ja paistab, et ka baasid. Kui niisugust äraklikku elu, nagu ma raamatutes elan, siis võib masendus peale tulla, et jääb mulje, et sa oled nagu üksi. Aga tuleb minna ja suhelda ja siis sa avastad rõõmustavalt seda, et neid inimesi on siin minu arvates valdav hulk. Aga neid tuleb äratada ja mida nad vajavad. Meil on kahjuks poliitikud, mida rahvas vajab. Rahvas vajab isasid. Meil on isaduse kriis. Isaduse kriis perekonnas, ühiskonnas ja see ulatab tippu välja. Meil ei ole rahval olnud 20 aasta sees siin tõelist juhti,
kes võtaks kokku rahva ülima tahte. Ma olen natuke pessimistlik selles suhtes, et kas on see kollektiivne juht, on see üksikisik, kas tema sõnumit tahetakse üldse kuulata. Tarbimisühiskond on ju niisugune, kus inimesed on rohkem tasalülitatud kui võib olla mingisuguses diktatuuriühiskonnas, sest see on toimunud pehmelt ja märkamatult. Ja need tarbimisühiskonna orjad, nad ei taha kuulda tõde, nad panevad oma kõrvad kinni. Nii et esimene probleem oleks, et äratada inimesed kuulama ja mõtlema. Aga mõlemad, nii kuulamine kui mõtlemine on väga paljudele vastumeelne tegevus. Ja selle tõttu ta ei lase endasse seda tõde, mida võib olla keegi või mingisugune seltskond püüab kuuldavaks teha. On inimesed minu jaoks, kes omavad nii-öelda suurt sotsiaalset ja sümboolset kapitali. Äkki võiks Eestis olla mingi oma selline vanemate koda? Inimesi ühendavad teemad ja mingisugused mõttestruktuurid. See, kui vana keegi täpselt tänasel päeval on, see ei oma mitte mingisugust tähtsust. Sa austad seda inimest mitte sellepärast või mitte ainult sellepärast, et tal on see kogemuste pagas olemas, aga ikka tema sellise mõtteerksuse ja sellise tuuma pärast. Et pigem peaks see olema kuidagi mingi idee või mingi sellise ühendava mõtte koda võib olla. Ärme siis ütleme erinevate põlvkondade vahel, vaid erinevate tegijate vahel erinevates valdkondades. Sellele küsimusele mina söandan vastata, et miks ka mitte. Võiks küll olla. Aga mõnes küsimuses oleks vaja siiski kokku leppida ja saavutada niisugune, nimetame rahvuslik kokkulepe, mille üle mingi aeg ei vaielda, vaid lähtutakse sellest. Näiteks lähtekohaks on inimene kui eesmärk. Nii kui hakatakse rajama ühiskonnas mingisuguseid struktuure ja programme ja projekte millegi saavutamiseks, kus inimene muutub vahendiks. Nii on ainult aja küsimus, kus see pöördub enda vastu, muutub, võõrandub ja muutub vaenulikuks jõuks inimesele. Lootus, et meil Eestis on inimesi, keda kõik tunnevad, see ei pea paika. Ütleme, minu generatsioon, kes me kõik siin praegu välja arvatud saale siin istume, ma olen päris kindel, et ütleme 2 kuni päris õpilastest ei maksa rääkida, eks ole. Nad ei tea isegi midagi sellest, mis toimus siin 25 aastat tagasi. Ma olen seda koolides nii-öelda vestlemas käies kogenud küllalt. Nad ei tea, mis siin oli, nad ei tea neid inimesi ja nii edasi. Kuid samati on ka juba üks vanuserühm edasi, ütleme 20 kuni 40-ni. Ka nende hulgas on üllatavalt vähe neid, kes tunneksid, kes on Einar Laigna või kes on Mati Hint või keegi 3., 4., 5. inimene. Vanemate kogu. Selle kohta noorem põlv hakkab irvitama, sest vanem inimene nende jaoks on idioot, loll, peaaegu üldse mitte inimene. Kui te nimetaksite seda noortekogu, siis on siin elukogemus ja tarkus ja kõik ajalugu ja kultuur kuhjaga kohal. See ühiskond on niisuguseks siin läinud, et selleks on vaja kokku kutsuda, nagu me siin 4 oleme, aga et see rivi kasvatada 4000-ni, siis on see juba jõud. Aga küsimus on praegu, kas me jääme alles või ei jää alles. Ja siin tuleb üks hea sõna veel meelde. Teid on kaalutud ja leitud kerged olevat. Ja nende pahede kultiveerimine ongi see polegi õigeti turg, see liberaalse kapitalismi. Ta kõik apelleerib inimeses madalale. Madalad kired ja nende kirgede üles kütmisele. Seetõttu see on hukkuv maailm. Tahaksin rääkida haritlaskonna vastutusest.
Ka niisugune võrgustik, mis toimib suhtlemisel ja nii palju kui võimalik meedia kasutamisel, millest siin Saale rääkis, niisugust asja me peaksime küll kõigist jõust toetama, sest haritlaskond kannab vastutust selle eest, mis juhtub. Kas meil ongi siis alust või võimalust mingisuguse sellise avangardi kujunemiseks tänases Eestis või on kõik nii laiali ja lõhestatud juba, et ei saagi tekkida mingit kriitilist massi, mis siis kogu ühiskonda võiks korraldada? Me ei saa jääda lootma haritlaskonna peale, sellepärast et haritlaskond on uinunud suurelt osalt. Võib-olla ärkab, annaks taevas, et ärkab. Viimases Sirvis oli juba päris mitu artiklit sel teemal, et kas on lahe maailma parandada või ei ole lahe maailma parandada. Ja selle juures peab asju nimetama õigete nimedega. Me ei ela mitte riigis, vaid me elame ärifirmas. Seetõttu on topeltmoraal. Ega siis seadused on nendele lollidele lammastele, aga tegelik elu käib admiraliteedi seaduse järgi, mereseaduse järgi ja need on hoopis teised mängud, mis seal mängitakse. Ja Tallinna Televisioon on 2 saate kaudu seda valdkonda väga hästi valgustanud. Ainus moodus ellu jääda on koostöö, niisugune koostöö inimeste vahel, kus inimesed austavad üksteist ja austavad loodust ja loovad läbipaistva ühiskonna, mis teenib kõike elavat. Kui sa võtaksid kõik inimesed, kes on sinu saates läbi käinud ja kõik sarnased inimesed veel ja nad kõik kirjutavad alla, ma ei tea, kuidas see sõnastus on, aga umbes selline, et me ei usu ametlikku teooriat sellest 11. septembrist ja soovime alustada avalikku debatti kõikide poliitikutega ja kõik nüüd meie nimed, kõik on see alla kirjutanud ja terve Eesti tuleb kohe kaasa. See on väga lihtne, see võib teha homme. Tavaliselt ju ikka, et tähelepanu kõrvale viia tõelistelt probleemidelt sobib väga hästi mingisuguse hüsteeria püsti tagumine ja selleks sobib alati välishädaoht. Nii et kogu see hullumeelne russofoobia, mida praegu siin niimoodi forsseeritakse, see on ju täiesti, see on ju vale. Mingit sõjalist ohtu meile Venemaa poolt ei ole. Aga selle varjus on hea kõiki meie sisemisi probleeme nii mitte märgata. Aga globaalselt võttes on mul küll niisugune taju ja arusaam, et siin ei päästa enam midagi, see asi veereb apokalüptilisse katastroofi viimse võitluse eest, kes siis maailma oma kätte saab. Ressurss, joogivesi, orjad, toit, kõik. Ja see lõppfaas ligineb, nii et siin ma küll valguskiiri ei näe. Kui ei toimu mitte mingisugust välist sekkumist ja välise all ma mõtlen siis maavälist sekkumist. Aga seda juttu ei tohi rääkida, siis sa oled jälle vandenõuteoreetik ja mis kõik muu. Me oleme ju, ainult maakera ju ongi kosmoses, midagi muud ei olegi. Ei, ma arvan siiski, et me Eestis saame siiski selle asja ära teha, et valguskiirt ka oleks. Jaa. Mina usun, et kui nüüd kogu see värk kokku kukub, kõik need valed ja vandenõud tulevad välja, siis tuleb ka välja teadmine, et meil on olemas vaba energia. Paljud meist teavad seda juba täna, eks ju, kõik, kes on näinud ufosi, nii-öelda nimetame neid siis ufodeks. Me teame, et see vaba energia on olemas, seda tehnoloogiat meie eest varjatakse. Kui see kõik tuleb välja, siis tuleb välja ka see, me ei pea maksma elektri eest, kütuse eest, mitte ühegi asja eest. Ja kokkuvõttes tuleb ressurssidel baseeruv majandus, nagu on Zeitgeist liikumine välja käinud. Midagi sellist, see on kõige loogilisem, kõige lihtsam ja rohkem polegi vaja. See on siis, ma lisan, see on nagu raha vaba maailm. Raha ega krediiti, sellist asja pole vaja. Kõik inimesed teavad oma lemmiktööd ja seda tööd tuleb teha väga vähe. Kõik tooted, mis toodetakse sellised, need püsivad elu lõpuni, nad ei lähe katki. Subjekti arengumehhanismiks on looming, mitte õppimine või. Õppimine on hädasti vajalik selleks, et suudaksid aru saada endast ja teistest ja tekstidest ja varem kirjutatud tekstidest. Õppida on kahtlemata vaja, aga arengumehhanismiks on looming. Ja mida rohkem on ruumi loominguks ja aega loominguks ja see, mida Ando praegu rääkis, see muidugi ongi küsimus sellest, kuidas vabastada inimene loomiseks, mõtlemiseks,
Kui ma vaatan sellist rahvusvahelist kogemust, siis paljud need asjad, mille üle me siin nuputame, need on tegelikult maailmas juba läbi käidud. Me võiksime hoopis julgemalt võtta neid ideid, neid kaaluda, vaadata, meil puudub nagu selline värske julgus midagi uut moodi teha. Üks põhjus minu arvates, miks inimesed siit jalga lasevad, eks on neid, kes lähevad majanduslikku mingisugust Soome koristajaks, aga noored lähevad ikka väga palju sellepärast, et kogu maailm kommunistub ja inimene on kärsitud, ta ei jõua ära oodata, millal siin asjad ükskord edenema hakkavad ja seda lootust on vähe, et nad hakkavad õiges suunas edenema ja minnakse sinna, kus on selline kommuun juba loodud. Ma saan täna hakata seda asja tegema, millest ma mõtlesin. Miks ma peaksin ootama veel 15 aastat mingisugust Eesti asja ja minnaksegi sinna kommuuni. Rääkides erinevatest kriisidest, milline on siiski põhikriis sinu arvates, Ülo? Minu arusaamist mööda on põhikriis kõlbeline kriis. Täiesti selge, et need jutud, mida siin pool sajandit ja rohkemgi on räägitud baasist ja pealisehitusest, kus see baas on siis see majandus ja pealisehituseks on siis kultuur ja haridus ja teadus ja kõik see on pealisehitus. Minu arvates on risti vastupidi. Baasiks on kultuur, haridus, teadus. Tänu sellele kujuneb inimene selliseks ja teevad inimesed, ega asjad ei tee, majandus ei tee mitte midagi. Inimesed teevad. Kas kapitalism ei ole inimese ära rikkunud? No jah, aga on küll. Vägagi on. Aga see, mis tal üle jääb, ta peab ikkagi lahti rabelema nendest mõttelistest kammitsatest ja kõlbeline kriis on ka, nagu Ando ütleb, kasulik. Kõik kriisid on omamoodi kasulikud, sest see, mis on kõlvatu, hävib, aga kriis sisaldab alati ka võimaluse ja pärast kriisi see osa, mis jääb ellu, mis on väärikas, see hakkab tervenema ja pärast tervenemist suure tõenäosusega läheb õitsele. Kui nüüd korraks tuli juttu ismidest, siis milline ism on sinu jaoks, Ando, nagu kõige perspektiivsem? Neid isme pole üldse vaja. Isegi anarhism ei kõlba enam? No anarhism on vist nendest kõige normaalsem, kui minna nüüd päris selle juurde, mis ta tegelikult on, mitte see, mis inimesed arvavad, et anarhism on. Aga sa pead aru saama, et sa oled osa selle planeedi elanikkonnast, sa oled osa sellest loodusest ja kui sa mõtled, et sa oled teistsugune kui mingi teise pool maakera mingi vend või et sa oled nagu olulisem kui see taim siin, siis sa ei saa mitte millestki aru. Ja siin ei ole ismiga enam tegu, ma arvan. Mida rohkem ärkab inimesi, mida rohkem võtavad inimesed vastutuse, seda tugevamaks muutub see energeetiline foon, mis aitab ühel hetkel ehk siiski selle inimkonna sealt mudast välja tõmmata. Ja loomulikult on olemas abijõud, kui inimesed nende poole pöörduvad, positiivsed abijõud. Ja lihtsalt keegi ei tule meie eest seda planeeti siin ära koristama, see on meie ülesanne. Aga meid toetatakse, kui me eetiliselt ja oma südametunnistusest lähtuvalt töötame selle nimel, et luua maa peale inimväärset ühiskonda, mis oleks kooskõlas loodusega. Ma arvan, et sellega sobib lõpetada. Aitäh, see oli mulle ka sõnum.